Tere tulemast terminitöö toetusperioodi infopäevale. Mina olen Kairi Janson, olen siis terminoloogia programmi koordineerija. Terminoloogia programm on see programm, mille alla kuuluvad terminikomisjonide toetamise konkurss ja siis terminitöö edendamise ja populariseerimise konkurss, ehk siis mina neid koordineerin ja EKIS koordineerin ka eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi. Ja EKISt on täna siin veel Mari. Mari, kas tahad ka paar sõna öelda? Ja tere, mina olen Mari Vaus, tere tulemast taotlusvooru infopäevale. Mina olen vanemterminoloog Eesti Keele Instituudist ja minuga kohtute edaspidi kindlasti veel terminitöö teooria poole loengutes, töötubades ja hiljem sügisest ka konsultatsioonitundides, mis on mõeldud toetuse saajatele. Aga täna teeme siis sellise väikese sissejuhatuse. Vaatame, millised olid terminikonkursside tulemused, kes sel aastal terminitööd teevad, millised terminisündmused toimuvad ja vaatame üle ka selle, mida peab toetuse kasutamisele silmas pidama. Ja infopäeva lõpus teeme väga väikese sissevaate terminitöösse ka, et nende jaoks, kes siis tahaksid kohe hästi kiiresti oma terminibaasiga alustada. Ja järgmisel slaidil ongi meil vist nüüd päevakava ka, et Kairi saab seda näidata, et me peaksime ilmselt slaide jagama ka. Ja. Nii. Loodan, et nüüd kõik näevad minu ekraani. Traditsiooniline küsimus, mida ikka peab veebis kohtudes küsima. Igatahes selline on siis meie päevakava. Mari tegelikult rääkis selle juba üle, nii et sissejuhatuse faasis oleme praegu ja kohe jõuame siis taotlusvooru ja toetusperioodi info juurde. Ja siis liigume juba edasi. Esiteks, nagu ma juba kokku võtsin selle terminoloogia programmi, siis siin on 2 konkurssi. Küllap teie toetuse saajatena juba teate seda niigi, aga igaks juhuks käin veel üle, kui taotlesite toetust emmalt kummalt konkursilt. Et esimene on siis terminikomisjonide toetamise konkurss, kust taotletakse toetust selleks, et oma valdkonna terminivara talletada. Ja teine konkurss on siis selline sündmuste korraldamise toetusmeede, kus korraldatakse siis selliseid kogukonda kokku toovaid üritusi ja kohti, kus siis arutleda terminoloogia üle. Kui me nüüd vaatame seda aastat, siis sellel terminikomisjonide konkursil oli meil 59 toetuse saajat, mis on väga suur arv. See arv oli täpselt sama suur ka eelmisel aastal, kuigi kõik need tegutsejad ei ole päris samad, nii et selline huvitav kokkusattumus. Ja alustatakse siis 11 uue terminibaasi koostamist, et uued valdkonnad, neid on 11. Ja sündmuste konkursil oli 14 toetuse saajat, ehk siis vähemalt 14 terminoloogia sündmust sel aastal toimub. Miks ma ütlesin vähemalt? Seetõttu, et mõni korraldab ka mitmele sihtrühmale mitu sündmust ja neist siis nende seas on selliseid juba mingis mõttes traditsiooniks saanud sündmusi, aga on ka 2 uut sündmust. Üks siis meie vaates vähemalt pausilt naasev sündmus, et on varem korraldatud, aga siis on väike paus jäänud. Ja siis üks selline natuke uudsemat tüüpi ühisüritus, et Mari nendest sündmustest hiljem räägib juba lähemalt.
Ja siin on veel natuke statistikat, et siin on siis toetuse saajad alates 2020. aastast, et vähemalt minu jaoks on väga rõõmustav näha, et see nii-öelda kõver läheb ikkagi pigem ülespoole, et võrreldes eelmise aastaga jah, on hästi natukene allapoole tulnud seda just sündmuste arvelt, et paar sündmust korraldatakse sel aastal vähem kui eelmisel aastal, aga üldjoontes see suurusjärk on sama. Ja siia samale slaidile ma olen lisanud ka sellise eelmise aasta mõistekirjade kokkuvõtte, lihtsalt kuna mulle tundus, et ta võib-olla mujale hästi ei sobinud. Et kui me siis vaatame seda 2024. aastat ja seda sinist osa sealt diagrammist, siis need termini komisjonid kokku lisasid eelmisel aastal siis meie süsteemi või siis ka sõnaveebi keeleportaali 6328 mõistekirjat, korrastati ligi 10 000 mõistekirjat, ehk siis kokku tegeldi umbes 16 000 mõistekirjaga, mis on ikkagi väga muljetavaldav arv. Ja kui me nüüd räägime veel terminitest, sellepärast et mõistekirje siis on selline üksus, kus on juba koos tõenäoliselt vähemalt 2 terminit, et näiteks eestikeelne termin ja ingliskeelne vaste, et siis põhimõtteliselt võime need arvud korrutada 2-ga, et need on ikkagi väga suur töö on tehtud ja paljud, kes teist täna siin viibivad, teid me saamegi ju tänada selle eest. Oi-oi, nüüd mingil põhjusel, kui ma jagan enda ekraani, siis mul on siin tegelikult selline diagramm, kus peaks olema näha siis sõnaveebis nähtavate terminibaaside selline valdkondlik jaotus. Ma korra vaatan, kui ma lähen natuke kaugemale, et võib-olla te siit näete siis. Jah, siin kuidagi on see tekst. Nüüd on ilus, jah. Jah. Et eelmisel aastal esimest korda tegime sellise valdkondade kaardistuse ja siis sel aastal nüüd tegime uuesti, kuna nagu nägite, eelmisel aastal tehti üsna palju tööd terminitega. Aga pilt suures plaanis on sama, mis eelmisel aastal, väikesed sellised muudatused on. Et kui natuke tausta selgitada, siis need valdkonnad pärinevad kõrgharidusstandardi siis õppevaldkondade loendist. Lihtsalt selle oleme praegu aluseks võtnud, kuna midagi peab võtma. Ja tegu siis ei ole nagu selle jaotusega, et kui palju kirjeid on mingis valdkonnas, kui palju nagu termineid näiteks on kuulub mingisse kindlasse valdkondadesse, vaid just, et millist valdkonda esindab mingi terminibaas ja kui on selline natuke interdistsiplinaarne, et siis oleme püüdnud teha nii, et kajastuks mitmes valdkonnas see terminibaas, et võimalikult sellist head pilti saada. Ja nagu näha, siis siin kõige suurem valdkond on humanitaaria ja kunstid. Et see on ka üsna selline suur valdkond, kuhu alla mahub palju harusid, et sinna alla kuuluvad siis näiteks semiootika, siis usk või usuteadus, aga ka sellised kaunid kunstid nagu näiteks muusikaga seotud terminibaasid. Meil on ka filmikunsti terminibaas ja nii edasi. Järgmisena siis jagavad nii-öelda teist kohta tervis ja heaolu ning tehnika, tootmine ja ehitus. Tervis ja heaolu on üsna selline enesestmõistetav, et sinna kuuluvad meditsiini, rahvatervishoidu ja muid selliseid teemasid käsitlevad terminibaasid. Tehnika, tootmine ja ehitus, sinna siis kuuluvad sellised tehnilised valdkonnad. Ja võib-olla siin ma lisaksin, et selle valdkonna sellise suure kaalu eest saame me suuresti tänada Tallinna Tehnikaülikooli, kus paljud neid tehnikavaldkondade terminikomisjone tegutseb. Aga muidugi ka meil on MTÜ-sid, ühinguid, muid asutusi, kust samuti siis, kes samuti just seda valdkonda siis täiendavad.
Ja siis 4. suurem valdkond on loodusteadused, matemaatika ja statistika, mis on samuti selline üsna suur ja lai valdkond, nii et võib-olla ka ootuspärane, et ta on kuidagi suurelt esindatud. Ja selle valdkonnaga siis tegutsevad näiteks paljud Tartu Ülikooli komisjonid, aga ka minu teada Maaülikoolist ja siis Teaduste Akadeemia juures seltsidest on inimesi, kes panustavad sinna valdkonda, et kui loetleda mõni terminibaas, siis näiteks meteoroloogia ja klimatoloogia, kosmoseteadus ja nii edasi. Ja teised on siis juba natuke vähem esindatud, et kõige väiksem protsent on siin haridusel, aga jällegi, et kui mõelda ka selle haridusvaldkonna peale üldiselt, et siis see võib-olla ongi natuke kitsam valdkond kui näiteks loodusteadused, matemaatika ja statistika, et kõiki valdkondi küll saab õppida näiteks ülikoolis või kutsekoolis, aga et just sellised terminibaasid, mis käsitlevad haridust kui sellist valdkonnana, et neid võib-olla ei saagi nii palju olla, et terminibaasid, mis näiteks esindavad seda valdkonda, on siis haridussõnastik, huviharidussõnastik ja meil on ka Montessori pedagoogika terminibaas näiteks. Et selline see üldine pilt on, eks te võite, need, kes täna siin on komisjonide esindajad, eks te võite siis mõelda, et kuhu teie enda hinnangul paigutuksite. Aga need on jah, need terminibaasid, mis on leitavad siis keeleportaalist Sõnaveeb ja nende selline jaotus. Ma nüüd üritan uuesti jagada ja vaadata, äkki järgmised slaidid on kuidagi juba kenamad ka selles esineja vaates. No, nüüd on ka see korras, väga tore. Nii. Ja kui nüüd tulla siia sellise organisatoorse osa juurde, siis räägiksin natukene tähtaegadest. Et olen siia välja toonud 3 tähtaega. Teie jaoks kindlasti toetuse saajatena kõige olulisem on just see keskmine, ehk siis 31. detsember 2025. See markeerib siis tegevuste lõppkuupäeva ja see tähendab siis seda, et te peaksite oma selleks aastaks plaanitud tööga projekti sees olema lõpetanud ja just sellise nii-öelda jälje maha jätmise mõttes on oluline ka see, et kõiksugused maksed oleksid selleks ajaks tehtud, et kui kasutate toetust töötasudeks, siis oleks see töötasuna välja makstud selle aasta sees, et see ei jääks kuhugi kaugemasse aega. Siis sellest eelnev kuupäev on 20. oktoober 2025 ja see puudutab just siis terminikomisjone ehk siis terminikomisjonide toetamise konkursi toetuse saajaid. See on selline vahearuande kuupäev, kus me saadame siis teile ühe sellise küsimustiku või vormi, mida palume täita ja millele vastata. Et see on küll terminikomisjonidele kohustuslik, aga tegelikult see ei ole sellise programmi siis juriidilisest vaatest või finantsvaatenurgast ei ole see nagu ametlik aruanne selles mõttes, et seda te ei pea esitama taotluste menetlemise infosüsteemis, vaid see ongi selline küsimustik ja see on rohkem siis sisuline, et küsime, kuidas teil läheb, mis on võib-olla probleemid, kuidas saaksime veel seal sügise teises pooles kaasa aidata, et meile ka natukene infot, et mida meie saaksime siis veel teha, et võib-olla teil on juba selleks hetkeks ilmunud ja tekkinud mingisugused küsimused, et mida me saaksime teha, et teid toetada. Aga teisalt siis ka see, et selleks hetkeks ikkagi hiljemalt võiksite olla alustanud terminoloogia projektiga, et siis ikkagi kipub juba natuke võib-olla kiireks isegi minema, et natuke meelde tuletada, et võt nüüd oleks küll tagumine aeg tööga pihta hakata. Ja 3. tähtaeg paremal pool on siis 14. jaanuar 2026
ehk siis 2 nädalat pärast tegevuste lõpetamist või selle toetusperioodi lõppu tuleb esitada siis see projekti lõpparuanne ja see tuleb esitada taotluste menetlemise infosüsteemis ehk TMS-is, mis on see sama koht, kus te ka oma taotluse esitasite. Aruande vorm on üsna selline lihtne ja lühike, et palumegi ülevaadet sellest, kuidas tegevused läksid, kas saite kõik tehtud ja kinnitust selle kohta, et kasutasite toetuse siis sihipäraselt ära. Terminikomisjonidel on seal ka veel selline osa, et kuna te taotluses märkisite samuti selle, et kui palju mõistekirjaid te plaanite lisada ja kui palju korrastada, siis palume ka seda võrdlust, et kas te jõudsite selle tasemeni või äkki isegi ületasite seda, et siis sellised väljad on seal aruandes samuti. Aga üldiselt see on üsna selline lihtsakoeline ja näiteks finantsdokumente me seal aruandes ei nõua, aga mõistagi te peate neid siis, need peavad olemas olema ja raha poole pealt peavad asjad korras olema, et juhuks, kui tuleb näiteks audiitor, kes tunneb huvi just teie projekti kohta. Nii, ja viimane selline organisatoorne slaid, kus on veel sellist toetusperioodiga ja asjaajamisega seotud infot. Esimene on siis see, et koordineerijaga ehk siis minuga võib alati ühendust võtta, et ärge seda peljake, kui teil on mure või küsimus, siis ärge jääge sellega üksi, proovime ühiselt arutada ja hakkama saada. Aga siin on üks väike aga, et kõik ametlikud teated võiks käia taotluste menetlemise infosüsteemi kaudu ja siin on siis see ka lisatud sellepärast, et me võime muidugi ka teha nii, et esialgu näiteks kirjutate mulle meili peale, siis saame natuke arutada, et kuidas edasi minna ja siis saadate seal TMS-is selle ametliku teate. Mis on ametlik teade, see on siis selline asi, mis kuidagi muudab nagu sellist asjaajamist üldiselt või näiteks rahaasju, et sinna kuulub näiteks pikendamissoov, kuigi ma ei soovita teil pikendada selles mõttes, et soovitan ikkagi sihtida, et saaks tähtajaks tegevused tehtud, aga vahel juhtub, et siis pikendamissoov peab kindlasti käima TMS-i kaudu, siis näiteks see, kui projekt jääb ära põhjusel, et siis selle peab ametlikult seal edastama, et kuna see on meie selline asjaajamise ja dokumentide haldamise süsteem, et siis seal oleks ka see jälg maas. Siis see teine punkt, et pikendada, kui ikkagi juhtub nii, et on vaja tähtaega pikendada, et saaks toetust kasutada natuke kauem kui aasta lõpuni, siis ei saa rohkem kui 2 kuud pärast esialgset tähtaega, et võib-olla see sõnastus siin on natuke kaheti mõistetav. Silmas on siis peetud seda, et kui pikendada, siis see kõige hilisem aeg saab siis olla 2 kuud pärast seda 31. detsembrit. Et kauemaks või pikemaks ajaks ei saa pikendada. Ja kui juhtub nii, et teil on see pikendamisvajadus, siis selle peate esitama enne selle esialgse tähtaja lõppu, sellepärast et tagantjärele justkui nagu ei saa ikkagi pikendada tähtaega, mis on juba läbi. Ja lisaks asjaajamise mõttes ka, et tähtaja lõppemist ja kui te nagu jääte oma teatega natuke hiljaks sinna, et siis see läheb kõik juba palju keerulisemaks. Siis kui töö jääb tähtajaks tegemata, et ei jõuagi midagi tehtud, siis peab toetussumma tagasi maksma, et see ilmselt on ka üsna selline enesestmõistetav. Ja tagasi peab maksma ka toetuse jäägi, et näiteks kui saite töö ilusasti tehtud, aga tegelikult osa toetusest jäi kasutamata, et arvasite, et kulub rohkem ja kulus vähem, et siis ka selle jäägi me peame tagasi nõudma.
Eelviimane punkt käib OÜ-de ja MTÜ-de kohta, et ülikoolides tavaliselt ei ole nagu selle raha kasutamisega selles mõttes küsimust, et ülikool seda raha kuidagi endale ei jäta, kui just ei võeta seda üldkululõivu, aga et makstakse üldjuhul ikkagi töötasuna see inimestele välja ja samamoodi füüsiliste isikute puhul, et siis juba otse see toetussumma lähebki justkui töötasuna inimestele. Aga OÜ-de ja MTÜ-de puhul võib tekkida selline olukord, et näiteks on minu firma ja ma ise olen ainus juhatuse liige, siis ma taotlen enda firma alt, saan selle toetuse, et siis justkui oleks lihtne jätta see toetus sinna firma kontole seisma, aga tegelikult peab ka sellisel juhul näitama ikkagi, et raha kasutati terminitööks, näiteks siis, et sõlmida töövõtuleping ja maksta endale välja see tasu selle töö eest. Et jällegi meie neid dokumente ei nõua, mis seda näitavad, aga see on pigem siis teile endale, et teie elu hiljem lihtsam oleks, kui keegi tahaks seda kontrollida. Et siis korrektne ikkagi on see, et see ei jää seisma ettevõtte või MTÜ või mis iganes muu siis juriidilise isiku kontole, vaid et on selgelt näha, et ikkagi see läks konkreetselt selle termini töö tegemiseks kulus ära. Ja viimane väike punkt on see, et kui te korraldate oma plaanitavaid sündmusi või siis avaldate mingeid trügiseid või ka veebitekste või kutseid või üleskutseid, et siis palume nimetada Haridus- ja Teadusministeeriumit ja Eesti Keele Instituuti toetajatena. Ja seejuures võib-olla igaks juhuks märgin seda, et mitte siis kaaskorraldajatena või korraldajatena, et me usaldame kõik teie sündmused ikkagi teie kätte ja usume, et teie sündmused tulevad asjatundlikud, kui teie neid korraldate, aga just siis, et toetajatena väike selline märge kuhugi juurde. Nii, ja nüüd natuke juba sisulisemaks, et nagu varem ütlesin, siis terminikomisjone hakkab sel aastal tööle 59 ja siin oleme me püüdnud siis luua sellised hästi suured kategooriad, et näidata kõiki neid komisjone, kes sel aastal töötavad, et võib-olla on ka teile endile kasulik, kui te näete, kes veel näiteks teiega sarnastest valdkondadest terminitööd teeb ja kes teab, äkki isegi leidub koostöövõimalusi. Kõiki ma ette lugema ei hakka, aga võib-olla nimetan eraldi siis need, kes on alles alustavad terminikomisjonid, kes hakkavad alles enda terminibaasi koostama. Esimesena on meil siis selline hiigelvaldkond nagu sotsiaalteadused, ärindus, õigus ja muud sarnased valdkonnad. Ja siin on sel aastal siis uued valdkonnad psühholoogia ja psühhodraamatoloogia, mis on siis ka natuke omavahel seotud valdkonnad. Siis on sooline võrdsus ja võrdne kohtlemine ja turundus. Et need on uued valdkonnad, aga on ka juba selliseid kogenumaid koostajaid. Järgmine valdkond on teenindus, tervis ja heaolu, julgeolek ja muud sellised seotud teemad. Et ka siin on meil olnud juba varem esindatus olemas, on olnud neid inimesi, kes tegelevad siis nende valdkondade terminibaaside koostamisega, aga uued valdkonnad sellel aastal, kus terminitööd tehakse, on siis hügieen just ilusalongi kontekstis ning kosmeetikutöö. Järgmiseks humanitaarteaduste, kunstide ja hariduse valdkonnast terminibaasid ja terminikomisjonid. Et siin on siis üks uus teema, mis jääb sinna antropoloogia valdkonda ja tegeldakse siis elu lõpu ja surma teemalise terminitööga. Ning on siis teised valdkonnad ka, nagu te näete, haridus, semiootika, kaunid kunstid ja nii edasi.
Järgmisena tehnikateadused, ehitus ja muu taoline. Nagu juba varem mitu korda mainisin, siis see on üsna suur valdkond üleüldiselt sõnaveebis. Siin on siis loetletud kõik need komisjonid, kes selles valdkonnas tegutsevad ja oma terminitööd teevad. Uued valdkonnad sel aastal on puitkonstruktsioonid, järjena siis varasemale betoonkonstruktsioonide terminibaasile, siis lennunduse terminibaas ja geoinformaatika terminibaas. Aga siin on ka tõesti ka selliseid väga staažikaid terminibaasi koostajaid juba ning palju valdkondi. Ja viimasena, kui ma õigesti mäletan, et ühte slaidi veel ei tule, on loodus- ja täppisteadused, põllumajandus ja muud sarnased valdkonnad. Et siin on samamoodi juba üsna selliseid kogenud baaside koostajaid, aga üks uus valdkond, mille terminibaas võiks siis aasta lõpuks olla sõnaveebist leitav, on floristika. Nii et selline seis on meil siis sellel aastal terminikomisjonidega. Teil on palju, mis on väga rõõmust ja loodan, et teile endale ka pakub huvi, et kes siis veel terminitööd teevad. Nii, aga nüüd mina lõpetan jagamise ja Mari siis võtab üle, et rääkida juba plaanitavatest terminoloogia sündmustest. Ja lähme edasi 2025. aasta terminiüritustega. Nagu öeldud, lisaks terminibaasi koostamisele saab toetust taotleda ka terminiürituse korraldamiseks ja seda igal aastal ja konkurss 2 alt. Ja sellest meetmest saab sel aastal toetust siis 14 toetuse saajat. Toimub suuremaid konverentse, aga ka väiksemaid seminare, teabepäevi ja töötubasid. Ja võrdluseks, et eelmisel aastal oli meil toetuse saajaid natukene rohkem siin, et neid oli 18. Enamus sündmusi on ühe asutuse korraldada, aga on ka selliseid terminisündmusi, mida korraldab mitu asutust ja on sündmusi, mis on toimunud juba 10 aastat ja rohkem, aga on ka mõned päris uued. Et sellel aastal toimub 4 suuremat konverentsi, kus loodame terminiteemadel mõtteid vahetada ja need on tegelikult kõik juba sellised traditsioonilised üritused. Et sügisel toimub tavaliselt oskuskeelepäev, et nii ka sel aastal oktoobris. Ja see on meie kõige staažikam üritus ja toimub seekord juba 20. korda. Korraldajaks Eesti Raamatukogu hoidjate ühing. Ja raamatuaasta keskendutakse teaduskeele arengule, märksõnadeks näiteks teaduskeele kujunemine humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas, teaduskeele olukord 19. sajandil ja tehisaru teaduskeele kujundajana. Veel toimub mitmeteaduslik Eesti teaduskeele konverents juba 11. korda ja seda konverentsi korraldab Tallinna Ülikool ja seekord on teemaks Eesti täppiskeelne teadus. Nüüd terminipäevakut korraldavad Eesti Maaülikool, Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikool koos. See konverents toimub ainukesena Tartus, teised suuremad üritused toimuvad kõik Tallinnas. Ja terminipäevakul on juubel, see toimub juba 10. korda ja teemaks on inimene, masin, süsteem terminitöös. Terminikonverents tõhusa terminitöö nimel toimub 6. korda, korraldajaks Tallinna Tehnikaülikool ja see on nüüd planeeritud toimuma 2026. aasta veebruaris-märtsis
ja sellel konverentsil on kindlasti esindatud rohkem tehnikavaldkondade inimesed ja teemad. Nii, nüüd seminarid ja teabepäevad. Need on tavaliselt natukene väiksemad üritused, mõeldud kitsamale ringile ja sel aastal on üritusi kokku 10. Meil on 2 päris uut üritust, kriisinõustamise terminibaasi tutvustav teabepäev, mida korraldab Eesti Kriisinõustamise Ühing ja iluteeninduse valdkonna terminikonverents teabepäevad ja töötoad, mida korraldab Juuksurite Ühendus. On ka üks ürituse korraldaja, kes on nii-öelda naasev, kellel jäi aasta vahele, et tegemist on siis Eesti Tsöliaakia Seltsiga ja tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise terminoloogia teabepäevadega. Et neil on sellised hästi konkreetsed sihtrühmad alati, näiteks horekasektor, lasteasutuste toitlustajad, kaubandustöötajad, tervishoiutöötajad, lasteaiaõpetajad, kokavaldkonna kutseõpetajad, pagar-kondiitrieriala kutseõpetajad ja kõigile neile korraldatakse siis virtuaalne teabepäev. Ülejäänud on kõik sellised üritused, mis on ka varem toimunud, näiteks rohepöörde ja ringmajanduse terminitöö koostööseminar ja tekstiilivaldkonna terminitöö koostööseminar. Et neid mõlemad korraldab Tallinna Tehnikaülikool. Veel toimuvad õendus- ja ämmaemandustermineid tutvustavad teabepäevad, mida korraldab Tartu Ülikool, mesindusleksikoni tutvustav teabepäev, mida korraldab MTÜ Meekarud, disainivaldkonna terminite teabepäevad, mida korraldab MTÜ Eesti Disainikeskus ja kooliinformaatika sõnastikku tutvustav töötuba ja veebikonverents, mida korraldab Eesti Informaatikaõpetajate Selts. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž korraldab projektijuhtimise, turismi, teenuste ja disainitermineid tutvustavad teabepäevad ja nemad on selleks loonud sellise ürituste sarja, mis on katuseks, et tutvustada 4 erinevat terminibaasi, mida kolledž siis ise haldab. Sündmuse korraldajatele on meil ka väike meelespea, et ettevalmistamisel tuleb meeles pidada kindlasti sihtrühma ja avalikkust sündmusest teavitada. Ja selleks me palume sündmusest teada anda vähemalt 3 nädalat enne toimumist terminiprogrammi koordineerijale. Et sündmuse info tuleb lisada EKI keelekalendrisse, et seda tuleb teha ise. Et praegu saab sündmust küll lisada ainult nii, et tuleb kirjutada EKI turundusosakonnale, aga peagi saab sündmust ka päris iseseisvalt lisada. Ja oluline on veel see, et terminoloogia sündmusel saaks osaleda tasuta ja oleks ka veebi teel osalemise võimalus. Ja kui sündmusel arutatakse mingisuguste terminite üle, siis need terminid, mis sündmusel kokku lepitakse, tuleks talletada ka EKILEX-i. Et EKILEX on siis meie terminibaaside ja sõnastike koostamise süsteem. Me korraldame ka ise EKIS taotlusvooru raames mõned üritused ja siin ongi siis ülevaade meie plaanidest. Et toimub 2 koolitust terminitöö põhimõtete ja teooria osas. Et seal võtame vaatluse alla siis terminitöö teoreetilise poole, räägime läbi terminitöö põhimõtted. Üritused ise on sama sisuga. Et põhimõtteliselt saate valida, kumb päev teile paremini sobib
et need koolitused toimuvad Teamsis siis 2-nädalase vahega 28. mail ja 10. juunil ja kestavad umbes 1,5 tundi. Ja kindlasti salvestame ka, nii et pärast on järelvaatamise võimalus ka olemas. Plaanis on 2 Ecilexis mõistekirjade koostamise töötuba, et samuti Teamsis, samuti 2-nädalase vahega ja samuti sama sisuga. Et need on siis 29. mail ja 11. juunil. Et seal me tutvustame terminitöö tööriista ja õpime Ecilexis mõiste ja allikakirjad koostama, nii et saate ka ise neid koostada. Ja nende töötubade jaoks oleme siis arvestanud 4 tundi. Et põhimõtteliselt oleks hea kõigepealt ära kuulata teooriakoolitus ja siis asuda praktika ehk siis selle töötoa juurde. Aga kui niimoodi ei ole ajaliselt võimalik sättida, siis tegelikult võib ikkagi vastupidi ka teha, et midagi ei juhtu. Alustavate komisjonide liikmetele on koolitused kohustuslikud, et seega palun kindlasti veenduge, et saate osaleda, sest ilma nende koolituste läbimiseta ei ole tegelikult võimalik terminitööd teha. Aga kuna me Ecilexi tegelikult arendame kogu aeg edasi ja seal iga aastaga midagi muutub ja muudatusi on tulnud ette ka vormistuspõhimõtetes, viimati näiteks allikakirjete osas, siis tegelikult on nendele koolitustele oodatud kõik, kes soovivad meelde tuletada, kuidas kirjeid teha. Ja seda ka, et enne koolitusi võiks siis kindlasti ennast Ecilexi kasutajaks registreerida. Need, kes veel ei ole kasutajad, et siis läheb töötoas lihtsamalt. Kui olete ilusasti nüüd siis koolituse ja töötoa läbinud ja oma baasis tööd alustanud, siis kindlasti tekib veel küsimusi või muresid, et siis on teil võimalus saada meilt tuge, kas siis otse küsides, näiteks meili teel kirjutades terminiprogrammi koordineerijale või siis konsultatsioonitundides, et neid me peame 2 korda kuus ja konsultatsioonitundidega me plaanime alustada sügisel. Ja konsultatsioonitunnis me oleme lihtsalt Teamsis liinil, vastame jooksvalt teie küsimustele, eraldi registreeruma ei pea, et võib lihtsalt kohale ilmuda. Ja tegelikult võib ka lihtsalt kohale tulla ja kuulata teiste osalejate küsimusi või muresid, et ei pea alati olema endal midagi küsida. Ja infoks veel, et EKI pakub ka teisi keelekoolitusi õigekirjutusest, lausestusest, vormi moodustusest, aga need on juba tasulised koolitused ja nende kohta saab infot siis EKI veebilehelt, et link on siin olemas. Ja edasi vaatame Ecilexis nüüd koos ühte mõistekirjat ja ma annan sõna Kairile. Ja aitäh, et enne veel, kui päris Ecilexi läheme, siis ma jagan ise seda slaidi, mida te saite juba Mari slaididelt korra piiluda. Et vaatame, kuidas mul see õnnestub. Nii. Aha. Nii, nüüd peaksite nägema. Et selline näeb välja üks mõistekirje siis Ecilexis, mis enamik teist teab, et Ecilex on meie sõnastiku ja terminibaasi koostamise ja haldamise süsteem. Ja see ongi see koht, kus kõiki terminibaase koostatakse ja terminibaasid, see ongi siis selline koostamisliides, et need terminibaasid saavad avalikuks siis sõnaveebis. Aga köögipool on see Ecilex. Ja lihtsalt vaatame korra otsa sellele mõistekirjele,
milline see välja näeb Ecilexis. Et esiteks, kõige üleval on meil siis valdkond, et see mõistekirje kirjeldab siis nähtust nimega klõpsulõks, inglise keeles clickbait, et kõige üleval on meil valdkond. Valdkond on siis new media ja võib-olla valdkondade kohta ütlen nii palju, et võite küsida, miks see on inglise keeles ja põhjus on selles, et kõige suurem ja kõige laialt kasutatavam klassifikaator ehk siis selline kogum valdkonna nimetustest on ingliskeelne. Ta on väga praktiline klassifikaator, aga tema miinus meie vaatest on tõesti see, et see on ingliskeelne, aga tegeleme ka sellega, et see jõuaks ikkagi eestikeelseks ja osaliselt aga juba on eestikeelne. Aga igatahes kõige ülemine infokild on siis see valdkond, mis praegu on new media. Järgmisena on seletus, terminoloogias definitsioon, mis siis defineerib selle mõiste. Ja nagu näete, siis definitsioon algab väikese tähega ja lõpeb ilma punktita. Ja siin ees ei ole ka näiteks sõna on või midagi sellist, vaid ta on selline, et mõtteliselt võib kujutleda, et siin võiks olla klõpsulõks, mõttekriips ja siis tuleb see definitsioon, et sellisel kujul. Ja definitsioonil on ka siis allikaviide, mis praegusel juhul on üks selline väljamõeldud termini komisjon, et justkui komisjon ise oleks sõnastanud selle definitsiooni. Ja seda plokki, kus praegu me näeme siis valdkonda ja definitsiooni, seda meie ise nimetame mõisteplokiks, sellepärast, et see on selline kõige laiem või sellisem kõige üldisem plokk infot, et valdkond on keelteühene asi ja tegelikult definitsioon, see mõiste sisu on ka keelteülene asi, kuigi mingis keeles me selle kirja peame panema ja praegu on see siis kirja pandud eesti keeles. Aga allpool tulevad juba need nii-öelda keeleplokid. Praeguses kirjas on siis eesti keeleplokk ja inglise keeleplokk. Ja kummaski plokis on siis selles keeles terminid. Et eesti keele plokis me näeme on lausa 3 terminit, klõpsulõks, klikimagnet ja klõpsumagnet. Ja neid siis võime pidada sünonüümideks, sest need tähistavad täpselt sama mõistet, kõik need terminid. Küll aga leiame, kui vaadata nüüd seda esimest terminit, siis selle juurest leiame kõiksugust lisainfot. Näiteks leiame me siit kirja eelistatud, ehk siis kui mul on 3 terminit ja neist esimese juures on silt eelistatud, siis sellest me saame järeldada, et terminibaasi koostaja soovitab eelistada just seda, aga tegelikult ka need teised on variandid, et neil ei ole kummalgi ka kirjas, et peaks mingil põhjusel vältima kumbagi neist. Siis näeme, et terminil on samuti allikaviited ja termini puhul märgivad need allikaviited siis just termini esinemise kohta, ehk siis seda, kus selline termin sellisel kujul esinenud on, millises allikas. Et ei pea olema esmaallikas, kus üldse mainiti, enamasti selle leidmine on võimatu, vaid lihtsalt, et anda siis sellele inimesele, kes seda kirjat vaatab, infot, et millises allikas selline termin leitav on. Selles mõttes mul tuli meelde, mul on üks webinar. Siis... Kas keegi tahtis küsida midagi? Või oli mikrofon lihtsalt sees? Ma praegu liigun edasi. Et mõnel juhul võib see allikaviide olla ka viide termini komisjonile endale, et ma kujutan ette näiteks juhul, kui pakutakse välja, tehakse termini ettepanek, et luuakse uus termin, pole kuskil varem veel kasutatud, et siis justkui see komisjon mõtleski selle termini ise välja, siis võiks olla allikas ka komisjon. Ja termini juures, selle ühe termini juures siis on ka kontekst. Kontekst on siis selline tekstiosa, mis illustreerib selle termini kasutust nii-öelda päris
päris tekstis või päris kasutuses. Et sellepärast me alati ka rõhutame, et see kontekst, lause või lõik, et noh, ta ei pea ilmtingimata olema üks lause, et see peaks pärinema sellisest päris allikast. Raske on kuidagi sõnastada seda muud moodi, aga ühesõnaga, et ei ole hea, kui seda ise välja mõelda, sellepärast et siis see juba ongi selline fabritseeritud näide, et tahaks just võimalusel, et see oleks kuskil päriselt esinenud lause või lõik, kus siis see termin täpselt sellisel kujul esineb. Et praegu siis ongi, termin on klõpsulõks ja näeme, et klõpsulõks on siin näites ka olemas ja on olemas ka siis allikas, kust see kontekst võetud on. Et siinsel juhul see allikas on ka väga oluline, kuna just nagu rõhutasin, siis võiks olla päris allikast pärit lause. Ja siis on meil veel 2 terminit, nende juures ma pikemalt ei peatugi peale selle, et näeme, et mõlemal on ka allika viited, ehk siis märgitud on kohad, kus see termin sellisel kujul esineb. Ja all on meil inglise keele plokk. Siin on 1 termin ja samuti allikas sellele märgitud. Nii et laias laastus selline see mõistekirje on. Eks sinna saab lisada veel kõiksugust informatsiooni, aga need on võib-olla need kõige põhilisemad asjad. Ja nüüd tõepoolest läheksingi ise sinna Ekileksi ja näitaksin teile kiirelt, kuidas siis ühte mõistekirjet koostada. Et nagu Mari ka rääkis, meil on plaanis sündmused, kus me võtame selle kõik väga põhjalikult ette, aga täna siis ma teen lihtsalt sellise hästi kiire põgusa ülevaate, et kuidas mõne klõpsuga siis ma saan lisada termineid ja nii edasi, et siis koolitustel ja töötubades juba saame kõik koos seda katsetada. Nii, ma tõstan selle siia kõrvale ja loodetavasti nüüd te näete siis Ekileksi. Mari võib noogutada, kui näete. Ja, just on näha. Väga tore, et selline on siis see Ekileksi, mitte just töölaud, aga töölaud näeb välja selline, kui te olete kasutaja teinud ja sisse loginud, siis siin on teil kõiksugu valikuid ja meie terminibaase koostame siin terminoloogide vaates. Ja oluline on siis ka hoida silma peal enda nime juures üleval paremal, et oleks õige roll. Minul ma vaatan, on õige roll, sest et koostan sellise katsekirje või näidiskirje terminibaasi nimega katsebaas, mis nagu nimigi ütleb, on selline terminibaas, kus võib vabalt katsetada ja proovida asju, sest need ei saa kunagi avalikuks. Aga tegelikult siis siin koostatakse väga paljusid terminibaase, samamoodi ka siis EKI ühendsõnastikku, mis on üldkeeleallikas, mis samuti sõnaveebist leitav on. Et kui ma praegu võtan korra selle otsingu filtri siit lahti, siis me näeme, et kui palju neid terminibaase tegelikult siin on. Aga minul on ka siis praegu siit ka otsingu filtrist on valitud katsebaas. Ja tahangi nüüd lisada näiteks mõistekirjet, võtamegi praegu siis selle sama klõpsulõksu, et kui ma tahan uut mõistekirjet hakata looma, siis ma pean valima siniselt ribalt uus mõiste. Klõpsen sinna peale, siis mul avaneb selline vaade, et kuhu ma pean siis kirjutama oma esimese termini, mis võiks seal kirjas olla. Ja mina kirjutangi klõpsulõks. Sõnakogu on õige, katsebaas, keel on praegu vale, pean siit valima eesti keele. Et tegu on eestikeelse terminiga. See siis määrab, et millise keeleplokki see termin läheb. Vajutan lisatermin. Ja nüüd mul tuleb selline, enne kui kirje luuakse, selline vaheetapp, et süsteem näitab, milliseid sama kujuga termineid veel leidub ja kus. Et nagu arvata võib, siis seda sama terminit leidub katsebaasis veel, kuna olen tihti kasutanud seda ise sellise näidiskirjana
ja ka ekiühendsõnastikus. Et praegusel juhul mul ei olegi siin midagi teha, kui et nõustuda, et justkui sisuliselt on kõik need sama asi, sest et mul on ainult üks valik, mille ees on linnuke, aga vahel on tegu näiteks homonüümidega, mis siis tähendab seda, et on ühe ja sama kujuga sõna või termin, mis võib tähistada täiesti erinevaid asju, lihtsalt on juhtunud nii, et kuju on täpselt sama. Et näiteks, kui me võtame sõna piht, et siis piht võib olla meie kere keskosa, aga ka siis kiriku kontekstis pihtimine. Et siis siin on neid valikuid näiteks 2 tükki ja peab valima, et kummaga rohkem siis seondub see minu mõiste, mida ma hakkan lisama. Aga praegu liigun siit edasi ja valin loo uus mõiste. Nii, ja põhimõtteliselt nüüd ongi mul selline esialgne mõistekirje loodud, aga siin on ainult üks termin, nii et seda peaksin ma nüüd täiendama hakkama. Et see termin on mul olemas, võib-olla siis esimese asjana ma lisangi talle kohe allika, kuna seda ma, eks ole, ka mainisin, et terminitel ka võiksid olla allikad. Ja ma vaatan ise tegelikult, teie küll seda ei näe, aga kõrvale seda sama siis ekraanipilti, et praegu ma panen seda infot nii-öelda peast või niiviisi kõrvalt vaadates lihtsalt, et aega säästa, aga tavaliselt muidugi on seal taga selline uurimistöö ja et olete ilmselt otsinud ja arutanud mingite mõistete üle. Aga praegu siis ajasäästu huvides ma nii-öelda kopeerin seda ekraanipilti. Selleks, et lisada terminile allika viidet, pean ma minema siis konkreetse termini kõrval olevale plussmärgile. Ja siis avaneb mul selline rippmenüü, kus on kõiksuguseid valikuid, et ma saan lisada ka näiteks väärtusolekut ja väärtusolek ongi näiteks siis see eelistatud, see kiri, siis seda konteksti, mida juba varem mainisin, et näitelauset põhimõtteliselt või lõiku, aga ka allikaviidet, mida ma praegu otsingi. Ja selleks, et allikaviidet lisada süsteemis, peab olema varem loodud siis allikakirje, mis on siis selline põhjalikum informatsioon, et kui te näiteks olete teadusmaailmaga tuttavad, siis võite mõtestada seda nii, et see allikakirje on justkui see artikli lõpus olev bibliokirje ja allikaviide on siis justkui see tekstisisene selline väike lühike viide. Et otsin siis seda allikat, mis seal esimene oli. Näiteks Harrik 2020 juba pakub mulle ka selle ja ta leiab siis selle infoga üles, on selline üsna põhjalik allikakirje. Täpsemalt praegu sellesse ei süvene, aga allikakirjeid ka vaatame töötoas ja valin siit alt sinise nupu vali. Ja nüüd on siis näha, et see allikaviide tegelikult oli üsna põhjalik info seal, aga allikaviide on ainult selline lühike viide. Lisan ära ka selle teise allikaviite, mis seal oli, see käib täpselt samamoodi. See oli siis Mooste 2022. Tegu on ühe üliõpilastööga ja vajutan vali. Nii. Nüüd võiks korra võib-olla liikuda sinna mõisteblokki ehk siis definitsiooni juurde. Ja selleks, et definitsiooni lisada, pean ma klõpsama siis sellele rohelisele nupule, mis asub sõna seletus kõrval, mitte kohal, aga kõrval. Ja kui ma vajutan sellele nupule, siis mul avaneb selline tekstikast, kuhu ma saangi siis definitsiooni kirjutada. Praegu kirjutan selle täiesti ise, et klõpsulõks on pealkiri, mille eesmärk on püüda lugeja tähelepanu ja ärgitada teda sellele klõpsama. Sellele vist ei sobi siia, panen lihtsalt klõpsama. Nii, igatahes siin on nüüd olemas siis definitsioon. Mina mõtlesin selle praegu ise. Teie võiksite olla siis selle vähemalt komisjoniga läbi arutanud või leidnud kuskilt allikast, kus see on talletatud. Katsebaas on õige terminibaas, kus see kirje asetseb. Keel definitsioonil on Eesti ja tüüp on terminoloogias 99 juhul 100
definitsioon. Ja vajutan lisa. Nüüd on mul olemas siis ka mõistel juba definitsioon ja sellele peaksin ka lisama allikaviite, et sellele ma saan allikaviidet siis lisada nii, et ma lähen kursoriga selle definitsiooni teksti peale ja siis mul tekivad kõiksugused nupud, et paremal pool on näha sinine, roheline ja kollane nupp, et sinised nupud üldjuhul Eclipse'is on siis muutmisnupud, rohelised nupud tähistavad, et midagi saab lisada ja kollane nupp on kustutamisnupp. Ja siin täitsa all on siis selline noolega nupp, mis tähendab, et ma saan lisada allikaviidet, mida ma siis ka teen. Ja selle allika mõtlesin praegu välja mina, aga oletame, et mul oli komisjon ja komisjon täiesti ise sõnastas selle definitsiooni, siis ma saan viidata termini komisjonile, et termini komisjonil peab siis ka olema enda kohta tehtud allikakirja. Ja üks selline fiktiivne termini komisjon mul on ka loodud või nende allikakirje. Vaatan, kas ma leian selle ka üles. Ja nüüdismeedia terminite komisjon, et oletame siis, et nemad mõtlesid välja selle definitsiooni, siis viitan siin neile. Nüüd on meil olemas definitsioon ja üks termin. Kui me juba siin mõisteblokis oleme, siis võime lisada ka ära valdkonna, mida me samuti sealt ekraanipildi pealt juba nägime, et siis osutada, mis valdkonda see mõiste kuulub. Selleks nüüd lähen sinna seletuse kohale olevale nupule ja valin rippmenüüst, kus on samamoodi kõiksuguseid variante. Valin valdkond. Ja nüüd siis saan otsida sellest suurest klassifikaatorist seda valdkonda, mis praegu oli uus meedia ehk siis new media. Valin selle ja vajutan lisa. Järgmiseks soovin lisada võib-olla teist eestikeelset terminit. Ma kõiki 3 ei lisa lihtsalt ajasäästu huvides, aga näiteks selle klikimagneti siis lisan ka. Kui ma nüüd tahan lisada ükskõik, kas siis võõrikeelset vastet või siis eestikeelset teist nii-öelda siis sünonüümi, siis ma ei vajuta mitte ülevalt uus mõiste, vaid ma jään ikkagi siia valge ala piiresse ja valin hoopis siit lisatermin hall nupp. Nii et klõpsan sinna ja trükin siis klikimagnet. Keel on eesti ja valin lisatermin. Nüüd tuleb jälle see tuttav leht, praegu liigun siit üle ja valin loo uus termin. Nii, ja nüüd mul tegelikult tekkiski siia eesti keele plokki ka teine termin. Lisan ka sellele allikaviite, see käib jälle esialgu siit termini kõrval olevast plussmärgist. Valin allikaviide ja sellel peaks olema allikaviide Saarpuu 2023. Leidsin üles, valin. Nii, ja nüüd, kui mul on 2 eestikeelset terminit lisatud, siis võib-olla on tegelikult nii, et valdkonnas eelistatakse ühte rohkem kui teist, et nagu me ka ekraanipildilt nägime, siis klõpsu-lõksul oli juures selline märge eelistatud, et võiksime ka selle siin lisada, et see on eelistatud teise variandi ees. Selleks taas peab minema siis termini kõrval olevale plussmärgile, rippmenüüst valima väärtusolek. Et see väärtusolek näitab siis, et mis hinnang on sellele terminile antud. Ja väärtusolekuid on siin ka mitmeid. Meie otsisime varianti eelistatud. Ja valin lisa. Nüüd te kindlasti vaatate, et üks selline väga kole suur täht kirjas tekst on siin järel, aga see on näha ainult siin tööriista sees ehk siis Eclipse'is, et seda sõna veebis näha ei ole. Ja see on selleks, et lihtsalt tuletada meelde, et
seda väärtusolekut võiks lisada ainult siis, kui meil ongi 2 sama keele terminit vähemalt. Et kui on üks termin, siis sellele justkui ei ole loogiline märkida ka seda väärtusolekut eelistatud, sest et ei ole midagi, millega võrdluses ta saaks eelistatud olla. Et kuna see oli selline üsna levinud viga mingil hetkel, et siis lisati siia selline märge, aga et avalikkusele see välja ei paista. Nii, ja lisaks oli siis klõpsu-lõksul ka kontekst ehk siis selline näitelause. Lisan ka selle. Seda saan jälle teha termini kõrval olevast nupust. Valin kontekst ja see kontekst on mul võimalik kopeerida ise, et ma praegu kopeerisin selle teisest failist ja kleebin selle siia. Teen ka siis võõrsõna või vabandust, tsitaatsõna panen kursiivi ja valin lisa. Ja kontekst käib siis alati selle konkreetse termini juurde, et konkreetse selle sõna juurde ja kontekstis peab ka see sõna ise sisalduma. Et kui praegu vaatame seda konteksti, eesmärk on püüda hoida vaataja tähelepanu ka näiteks klõpsu-lõksu stiiliga, et siis see termin konkreetselt esineb selles lõigus. Ja sellele peaks siis ka lisama allika viite. See on Mooste 2022. Teen selle kiiresti ära. Nii. Ja praegu ma seda kolmandat eesti terminit ei lisa, küll aga lisan ingliskeelse termini või kui soovite öelda siis ka inglise vaste. See käib samamoodi nagu käis selle eesti teise termini lisamine. Siit halli nupu pealt lisatermin. Inglise termin on clickbait. Ja siin on siis oluline, et ma valiksin ka keeleks inglise, et ta lisaks selle õige keeleblokki siis selles mõistekirjas. Inglise keelt ma alati siin otsin. Kuidagi mulle tundub, et ta ei ole seal, kus ma soovin, et ta oleks, aga proovime üles leida. Vaatame, kui ma i-tähe trükin. Siis kas ta leiab? Ja, inglise. Ja valin lisatermin. See on jälle see tuttav leht, kust ma praegu hüppan üle ja valin loo uus termin. Nii, nüüd kui kerida alla, siis me näeme, et on tekkinud inglise keeleblokk, kus on üks termin clickbait ja sellele võiks ka lisada allika viite. Lähen siia plussmärgi peale, jälle otse selle termini kõrval. Valin rippmenüüst allika viide ja praegusel juhul see allika viide oli Merriam-Webster. Neid peaks tulema üsna mitu, neid kirjeid ma valin siit praegu kõige esimese. Ja tegelikult võiksin ka täpsustada siseviite väljal, et kui viidata sellisele suurele sõnastikule või suurele keeleallikale, et siis saab siseviite väljal ka täpsustada, et mis märksõna täpselt ja nii edasi. Aga praegu ma nii kaugele ei lähe ja vajutan lihtsalt vali. Ja kui jätta nüüd välja see, et ühe eestikeelse termini klõpsumagneti ma jätsin praegu lisamata, siis põhimõtteliselt nüüd ongi valmis saanud see samasugune kirje, nagu slaidi peal oli. Võimalusi, mida veel siia lisada või kuidas infot näidata, on muidugi veel üsna palju, aga niiviisi käivad need kõige põhilisemad asjad siis Ekilexis ja kõike seda ühiselt katsetame juba siis töötubades ja seal vaatame ka, kuidas koostada allikakirjeid, mis näevad välja sellised. Nii et ma siis omalt poolt selle Ekilexi osa jälle praegu lõpetan ja annan taas sõnajärje Marile üle.
Ja mina jätkan siis terminibaasi koostaja meelespeaga. Et kuna Ecilexis on hästi palju erinevaid koostajaid, palju erinevaid terminibaase, nagu te nägite, siis meil on kokku lepitud kindlad vormistusnõuded ja põhimõtted ja Kairi juba paljusid neist tutvustas ka, aga me käime need siis korra veel üle, et siin ongi näha neist kõige olulisemad. Ja kõigepealt räägime terminist. Termin on oskuskeelne sõna ja see võiks olla termini baasis üldjuhul väikese algustähega. Samas näiteks Pythagorase teoreem on ikkagi suure algustähega, kuna sisaldab nime. Et termin võiks olla üldjuhul ainsuses, kuigi näiteks püksid tuleks ikkagi jätta mitmusesse, kuna selline on kasutus ja ainsuses seda sõna me üldse ei kasutagi. Nüüd ühele väljale kindlasti ainult üks termin. Võib märkida ühte mõistekirjasse ka mitu sünonüümset või sama tähendusega eesti terminit, aga need siis kõik erinevatele termini väljadele. Termini väljal me ei kasuta sümboleid, komad, semikoolonid, sulud, tärn, kaldkriips. Seega sama tähendusega termineid ei tohiks eraldada koma või semikooloniga ja siin on ka see probleem, et sellisel viisil ei ole need terminid ka otsinguga hästi leitavad. Kõik terminid ühes kirjas peaks olema samast sõnaliigist. Et ühes kirjas ei tohiks olla näiteks nimisõna ja tegusõna, näiteks istutustaim ja istutama. Ja siin selles tabelis on siis konkreetsed näited ka, et keskmises tulbas on kenad vormistusnõuetele vastavad variandid ja parempoolses on sellised, mida tuleb parandada. Ja põhimõtteliselt ongi kõik need asjad, millest me rääkisime, et termini väljal ei tohiks olla komasid, kaldkriipse, sulgusid, põhjendamatuid suuri tähti või põhjendamatut mitmust. Edasi räägime definitsioonist. Definitsioon seletab lahti mõiste sisu ja definitsioon tuleks lisada igal juhul. Et komisjon võib selle ise sõnastada, aga võite kasutada ka mõnest allikast, näiteks sõnaraamatust, teatmeteosest või õigusaktist leitud definitsiooni. Ja sel juhul märkige kindlasti ka allikas, tuleb teha eraldi allikakirje ja sellele mõistekirjas siis viidata. Ja nagu öeldud, et allikas võib olla ka komisjon ise. Lihtsam on kindlasti leida ingliskeelseid definitsioone, aga ideaalis peaks meil termini baasis olema iga kirja juures ka eestikeelne definitsioon. Ja definitsioon on siis üldjuhul üks lause, see algab väikese tähega, lõpeb ilma punktita, definitsioon ei alga terminiga ja definitsiooni alguses ei kasuta me selliseid tegusõnu nagu on, tähendab, viitab, kirjeldab. Ja taas ka näited, et keskmises tulbas korrektselt vormistatud definitsioonid ja parempoolses tulbas vigased definitsioonid. Veel saab termini baasis kirjasse lisada igasugust lisainfot, nagu te ka nägite. Ja selleks lisainfoks võivad siis olla näiteks kasutusnäited, märkused. Et siin samuti keskmises tulbas on näha korrektselt vormistatud märkust, kasutusnäidet, väärtusolekuid ja parempoolses tulbas on kõige tüüpilisemad vead, mida tehakse. Ja üks oluline põhimõte on veel selline, et alati siis info püüda lisada õigele väljale, sinna, kuhu see on mõeldud. Ja märkused näiteks annavad lisainfot
kas termini, definitsiooni või mõiste enda kohta ja lähevad märkuse väljale, aga siin tulebki vaadata, et täpselt mille kohta lisainfot anda tahetakse, et siis vastavalt see märkus läheb ka vastavasse kohta, et kas siis termini juurde, definitsiooni juurde või siis üles sinna mõiste plokki. Ja märkusi ei tohiks kindlasti kirjutada definitsiooni järele, nagu siin selles näites, mis on parempoolses toolbars. Kasutusnäited, mis näitavad, kuidas terminit lauses on kasutatud, lähevad konteksti väljale, samuti eraldi väljale. Ja kasutusnäide ehk kontekst peaks olema võimalikult informatiivne ja andma siis kirjale ka mingisugust lisaväärtust. Näiteks selline kontekst, et vaata seda hõberemmelgat seal, et see eriti mingisugust lisainfot ei anna. Samas kontekst, mis ütleb, et hõberemmelgas on niiskete kasvukohtade taim ja vajab palju kasvuruumi, et see ikkagi aitab mõiste sisu avada ja on selles mõttes parem valik. Ja tuleb meeles pidada, et kontekst ei ole lihtsalt lisainfot andev lause, nagu näiteks märkus, vaid kõnealune termin peab kindlasti kontekstis ka esinema. Ja erinevalt definitsioonist kasutusnäidet ei tohiks ise välja mõelda, et see peaks esinema mingis reaalses allikas. Terminite juurde saab lisada väärtusolekuid, et see on siis hinnang termini sobivuse kohta, näiteks endine, väldi, eelistatud, ettepanek, küsitav ja selline info läheb siis kõik väärtusoleku väljale. Ja neid ei tohiks, või sellist infot ei tohiks siis samuti lisada definitsiooni järele, nagu selles viimases näites, kus sulgudes definitsiooni järel on varem rand, kirburohi. Et õige vormistus on siin keskmises tulbas, et terminid rand, linnurohi ja rand, kirburohi ongi mõlemad eraldi termini väljal ja ühel neist on siis juures väärtusolek endine. Ja siin on lõpetuseks palju linke, et kui jääte millegagi hätta, siis lisainfot tasub põhiliselt otsida terminoloogia.ee veebilehelt või siis EKI veebilehe terminoloogia rubriigist. Et Eesti Terminitöö veebilehe avalehel on meil üldinfo, et seal on sündmused, uudised, seal on ka terminoloogiaprogrammi põhimõtted, konkursside tingimused ja korrad. Seal saab näha, millised terminikomisjonid sel aastal töötavad, millised on töötanud varem. Taustaks on kogu aeg Eesti terminitöö tegevuskava, et see on selline raamdokument, kus seatakse sihte tulevikuks. Ja veel on terminoloogia lehel rubriik EKILEX ja kirjete koostamine, et seal on töötubade salvestised, kirjete koostamise ekraanivideod, et seal on ka korduma kippuvad küsimused ja muud sellised praktiliseks terminitööks vajalikud asjad. Ja seal on ka selline mõistekirja kontrollnimekiri, mida peaks kirja koostamisel kindlasti järgima, et see on nüüd natukene põhjalikum juhend, kui see meelespea, mida me koos vaatasime. Ja alguses peaks see kindlasti olema pidevalt nina all see kontrollnimekiri. Ja siin on ka töökeskkonna ehk siis selle sõnastiku ja terminibaasisüsteemi EKILEX veebiaadress. Ja nagu öelda, et uued terminide tegijad kindlasti peavad registreeruma kasutajaks. Ja EKILEX on meil terminibaaside kirjutamise platvorm, ka avalikult kättesaadavaks muutuvad need EKILEXi terminibaasid sõnaveebis. Ja sõnaveeb on EKI keeleportaal ja sinna koondame infot siis EKI sõnakogudest, aga seal on ka kõik majaväliste koostajate baasid, need, mis on avalikud ja kõigist saab korraga ühisotsinguga otsida.
Üldkeele infot esitab EKI ühendsõnastik, peagi ka õigekeelsussõnaraamat ja oskuskeele osas on meil praegu umbes 130, natukene rohkem oskussõnastikku ja sõnaveebile nüüd pääseb ligi ilma eelneva registreerimiseta. Ja meil on ka EKI teadmik, seal on samuti rubriik termin ja sealt leiab ka sellist pigem teoreetilist tuge ja veidi üldisemat infot oskuskeele terminoloogia kohta. Ja võib-olla nüüd siin veel seda, et mingil hetkel sügisel ilmselt see veebileht terminoloogia.ee, see liigub kogu sisuga tegelikult EKI enda veebilehele, aga sellest me anname siis kindlasti teada ja me praegu väga loodame, et me seda veebiaadressi muutma ei pea. Ja sellega ongi praegu minu poolt ka kõik, et me saame asuda nüüd tegelikult küsimuste juurde. Ma võib-olla jagamise ära, jah. Ja, et paar sellist infopunkti või mõtet ütlen siia veel, et kui te töötasite oma terminikomisjoniga ka eelmisel aastal, siis võite oodata varsti tagasisidet, mis on natukene uuel kujul, et enne seda suurt suve me üritame selle teile edastada, et see natuke teisel kujul, see on üsna selline arvuline ja näete ka võib-olla ka teie enda jaoks huvitav, et te siis saate teada, kui palju teil mingisuguseid üksikasju või infokilde siis terminibaasis on, mis võiks olla nagu paremini, mis on väga hästi, et kui eelmisel aastal osa teist ei saanudki tagasisidet, sest et kuidagi ajaga jäi napiks, et siis sellel aastal te tegelikult kõik ikkagi kindlasti saate selle ja loodetavasti ma tahaks loota äkki enne juulit. Ja teistele, kes on need 11 alustavat komisjoni, kelle esindajad siin on, et siis ma tahan ikkagi julgustada, et te olete täna kindlasti saanud väga palju uut infot ja see võib kohati tunduda selline, et appi, kuidas see kõik meelde jääb. Et tegelikult, kui samm-sammult minna, siis ei ole midagi hullu. Süsteem tegelikult on üsna intuitiivseks kujunenud ja alati saab kõike muuta seal. Ja siis kui ise nii-öelda käed külge saate, et siis asjad lähevad lihtsamaks ja kõigega harjub ära, et täna meil lihtsalt oligi selline infopäev, kus me siis valasime teid kõiksuguse informatsiooniga üle, et loodetavasti pärast töötubasid ja koolitusi on ka juba natuke lihtsam ja siis, kui hakkate tööga peale ise, siis saate kõigest juba oma kogemuse kaudu aru. Nii et ikkagi selline julgustav sõnum teile siia lõppu. Ja lisaks, et jagame ka siis salvestist ja slaide, et kõike, mis seal näitasime, siis saate ka slaididelt ise üle vaadata. Aga jah, et nüüd on meil tõesti aega ka küsimusteks, et võib-olla ma esimesena tegelikult võtan, meil siin vestluses on juba 1 või 2 küsimust olemas Riho Oraselt, et saksakeelse nimisõnalise termini kirjutamine, kas lisada artikkel ja kas sõna alguses on suurtäht, et artiklit me ei lisa selliste keelte puhul, kus muidu nimisõnadel on artiklid ees. Kas sugu siiski tuleb märkida selles mõttes, et see saab lihtsalt nagu selle saab märkida eraldi termini kõrval pluss märgist, et saab lisada soo, aga et seda, et kas see on nüüd tiider või tass, et seda sinna ette märkida tõesti ei ole vaja. Ja suur täht, Marisa, võid kinnitada üle, et suure tähe me ikkagi jätame alles saksakeelset. Saksa keele puhul me jätame, sest kuna saksa keeles nimisõnad ongi suure tähega, et siis ja. Et üldiselt lähtumegi kasutusest väga suuresti, et kui nagu Mari ütles, et kui pükse me kasutamegi ainult vormis püksid, et siis nii see terminibaasi lähebki saksa keeles, kui kasutamegi kõiki nimisõnasid suure algustähega, siis nii ta terminibaasiga läheb. Et me jõuga nii-öelda ikkagi ei muuda, aga see üldine printsiip on selline.
Ja siis teine küsimus, et määratluses on sageli sisukas kasutada kombinatsiooni ja või, kuidas suhtuda. No seda võib nüüd mõelda nii ja naa, et ma tean, et õiguskeeles seda ikkagi kardetakse nagu tuld, sellepärast, et see pole piisavalt selge, et on ta siis nüüd ja või on ta siis või. Et kui sul on täpne definitsioon, siis sa peaksid suutma ikkagi kuidagi otsustada, et kas ta on pigem nii, et võivad olla mõlemad variandid või siis üks välistab teise. Ehk siis esimene mõte oleks soovitada ikkagi seda vältida, aga et ma saan aru, et võib olla selliseid olukordi, kus see kuidagi ongi vältimatu. No, ma hüüan vahele, et on jah, et meil on ehituses on, et see määratlus oleks sisukas ja üldine, siis ma pean, et elu on keeruline, et on niisugused variandid, et kohe läheks see määratluse asi läheb lühemaks ja õigeks, kui ma võiksin seda kasutada. Jah, esmapilgul jah, ei julgeks seda nagu soovitada, aga võib-olla peab ka vaatama siin konkreetseid juhtumeid, et ma ei oskagi midagi paremat öelda, et eks ta on ja natuke selline ebamäärane. Samas, kui ta ikkagi esineb ka mingisuguses kirjalikus allikas ja me ei taha nagu seda allikat muuta ja viitame sellele, et ikkagi meil on ilmselt neid selliselt vormistatud ka neid definitsioone, aga jah, see ei ole ka selline üldine praktika. Ja meil ei ole nagu tegelikult mingit seisukohta ega tahas kuskil võetud, et mingit ametlikku seisukohta ka ei ole. Lihtsalt enda sisetunne on, et kui võimalik, siis väldiks seda ja kirjutaks selgemalt. Aga kolki ei saa, ma saan aru, jah. Nii, kellelgi veel küsimusi, kas siis toetusperioodi tingimuste, mingisuguste põhimõtete või muu kohta? No, mul on küsimus. Nende koolituste kohta ma olen uus ja ma vaatan, et kuidas nendega on, et ma saan aru, et seal saad ise valida, millisele koolitusele tuled, aga kuidas te ühendust võtate, mingi Teamsi kutse tuleb või? Ja, et nende info on meil veel välja saatmata, et ootasime selle infopäeva ära, et üks üritus korraga nii-öelda, et siin lähiajal ma ikkagi saadan ka kõigile info selle kohta, et nüüd tulevad need koolitused ja töötoad, ja siis iga töötoa või koolituse lähenedes saadan ka lingi, et see info kindlasti tuleb teieni ka. Aga ma ütlen seda ka, et tegelikult see info on juba välja seal terminoloogia.ee veebilehel, et seal on tegelikult olemas juba kõik need üritused ja ka need Teamsi ligipääsu koodid ja kogu info, et see on selline hea leht ja kust saab põhimõtteliselt kogu info kätte. Ja sinna lähevad ka hiljem need slaidid ja kõik salvestused ja kõik nagu, et selles mõttes see on niisugune keskne koht. Selge, aitäh, eks ma uurin. Ja mis te soovitate ette valmistada esimeseks korraks, et teha see kasutaja selle ära? Ja see on oluline jah, et see... Okay. Ja see on eelkõige oluline muidugi selle töötoa jaoks ja teooria põhimõtete jaoks ei ole nii tähtis, aga kuna töötoas tahaksimegi kõik koos seal lekil siis toimetada, et siis see on nagu vältimatu põhimõtteliselt, jah. No selge, aitäh. Ja seal töötoas selle kohta võib-olla seda ka, et see võib-olla ei ole võimalik, aga põhimõtteliselt seal on niimoodi, et kuna tõesti praktiliselt tuleb neid kirjeid siis koostada nagu juhendamise järgi, et tegelikult kõige lihtsam isegi seda on teha niimoodi, kui on nagu üks ekraan, kus on võimalik nagu jälgida siis ütleme seda töötoa läbiviijat, kes näitab, kuhu seal klikkida või klõpsata ja mida lisada ja endal on siis ees võib-olla teine ekraan, kus siis seda kõike nagu paralleelselt ka teha või teha jõudumööda. No see on muidugi juhul, kui on selline võimalus. Aga juhul, kui on selline võimalus, seda ei pruugi olla. Mina seda töötuba läbi viin ja ma ikkagi üritan ka sõnadega selgitada nii palju kui võimalik, et juhul, kui ei saa samal ajal vaadata, et siis oleks ikkagi arusaadav ja üritame teha nii, et nagu keegi maha ei jääks. Ja sellepärast selle on aega ka nagu varutud selle töötuba jaoks. Sellepärast see on siuke pikem. Aga pausiga siiski või pausidega, et ei ole nagu järjest 4 tundi. Nii, kas veel küsimusi? Ja, mina Tiina Nuum turundusest, et korraks võtaks selle pika vaate, et esimest korda teha, siis ei julgenud kohe väga ambitsioonikaks minna, aga üllatav ta oli, et turundust ei olegi veel, kindlasti termineid on hästi palju
et sellest ma saan aru, et ega siis mina kui praegune komisjon võib-olla leian veel kellegi juurde, prioriteedid seame ise, et võtta seda mõtte, kindlasti mõned minu jaoks tunduvad elementaarsed, aga kindlasti ka alustada ikkagi nendest, mis just nagu ikkagi valdkonna, mittevaldkonna inimeste jaoks ikkagi alustaks siis ikkagi pigem levinumatest, juba juurdunumatest ilmselt, eks ju. Aga just, et see pika vaate küsimus on see, et kui nüüd minna hoogu ja enda töö, eks ju, musta materjali tekib neid ikkagi rohkem, et siis ma saan aru, et järgmisel aastal võib oodata samasugust toetusvooru. Jätta seemneks võib-olla lihtsalt ka siis. Tundub hea mõte, jah? Et kui minna hoogu niimoodi. Selles mõttes kõigepealt ikkagi tehke algust ja küllap te siis näete, et ega alati võib ka nii-öelda ületada seda piiri, mis te olete lubanud. Aga samas iga mõistekirjaga on ikkagi oma tegemist ka, et kui seal peab nagu midagi veel uurima, kõiki neid välja täitma, allikakirjaid tegema, et eks te töö käigus ilmselt näete, palju te jõuate neid sinna baasi kanda. Ja palju te jõuate neid arutada ja kuidas te sellega, kuidas te seda korraldate? Täna siin sündmuselgi on paljud sellised, kes on aasta-aastalt nagu lihtsalt edasi läinud selle tööga, et ega neid valdkondi naljalt ei leia, kus lisatakse ära, ma ei tea, 50 mõistet ja siis on nagu valmis või kuidagi, et üldiselt see keel on ikkagi nii suur valdkond üleüldiselt ja areneb ka pidevalt. Nii et see nagu üldiselt tööd jätkub kauemaks. Ja, siis võtame ikkagi pika vaate juba pigem. Pigem, jah. No nii, tegelikult meil siis ongi nüüd täna aeg läbi saanud. Kui kellelgi veel jäi mõni küsimus õhku, siis võite kirjutada mulle näiteks meilile selle kairi.janson@eki.ee ja aitäh teile kõigile, et need 1,5 tundi meiega siin olite ja kuulasite, kuidas me teile väga palju infot andsite. Loodame, et oli ka kasulik ja panite nii mõndagi kõrva taha ja jagame ka tõesti, nagu öeldud, siis esitlust ja ka salvestust kõigiga. Ja aitäh kõigile osalemast. Soovin teile jõudu siis terminitööks ja ürituste korraldamiseks ja taas kohtumiseni terminitöö koolitusel ja töötoas. Kõik head. Ja, aitäh. Head õhtut. Ja. Nägemist. Nägemist.